Austatud konverentsist osavõtjad ning kõik head kuulajad-vaatajad, kes meid jälgivad otseülekande vahendusel. Tere tulemast meie tänasele konverentsile ning hea meel on tõdeda, et vaatamata ikkagi sellisele varasele hommikule on täna siin saalis nii palju majandushuvilisi, et osa saada ühest põnevast diskussioonist, mida advokaadibüroo Tark ja Postimees on 12 aastat korraldanud. Selle aasta konverentsi teemaks on uus majandusmudel. Muutus on ainus tõeline konstant, on antiik-Kreeka filosoof Heraklitus öelnud. Ja inimkonna ajalugu on seda maksiimi ka pidevalt kinnitanud. Ning küsimus ei ole niisiis mitte selles, kas aeg-ajalt majandus muutub ning kas me vajame uut majandusmudelit, vaid päris kindlasti muutub nii majandus ning kindlasti me vajame ka mingisugusel ajaperioodil uusi mudeleid. Kuid oluline on see, et me peame ära tunnetama selle hetke, millal meil on neid muutusi vajalik teha. Aga teadaolevalt kõik muutused ei ole ju ühesuguse kiirusega. Paljudes valdkondades, sealhulgas näiteks psühholoogias, majandusteoorias, majandusteaduses, aga ka spordis, on muutused teatud kurvilise iseloomuga ja seda nimetatakse tegelikult platooefektiks. See tähendab seda, et sellised lühemad hüppelise arenguperioodid vahelduvad pikema platooefektiga, mis on siis ka pikema perioodiga. Ja see kehtib nii ühtaegu tippsportlaste tulemuste kohta kui ka ettevõtete kasvu kohta. Harvardi ärikolledži professor ning muutuste juhtimisekspert John Kotter on mitmes oma teoses öelnud või sõnastanud ka hüppelise muutuse eeltingimused. Ja üheks esimeseks nendest on sense of urgency. Ehk siis parim eestikeelne vaste võiks olla sellele pakilisus või siis ka tunne, et asjaga on kiire. Ning tundub, et meil inimkonnana on mitme asjaga päris kiireks läinud. Ja meil on kätte jõudnud ka selline hüppelise muutuse hetk. Esimene ja esimesega ilmselt kõige pakilisemana hüppab hüppelist muutust ja tõukab tagant kliima. Kliimamuutus asetab meid tsivilisatsioonina valiku ette. Kas üritada kiiresti muuta oma fossiilsel energial põhinevat toimimist või jätkata tänaste mudelite järgi. Ainult üks nendest valikutest on meie järeltulevatele põlvkondadele ja ülejäänud looduskeskkonnale vastutustundlik. Kuid vajaliku muutuse kiirus, sügavus ja ulatus on aga kõik tasemel, millega inimkond ei ole varem kokku puutunud. Teadaolevalt peame ju hiljemalt aastaks 2050 globaalselt muutma seni loodud süsteeme ning võimalik, et päris alustaladeni välja. Pean silmas näiteks Nobeli preemia laureaadi, majandusteadlase Joseph Stiglitzi hiljutist üleskutset, kus ta ütles, et me peaksime loobuma SKT kasvul põhinevast majandusmudelist. Ma usun, et kliimast ja keskkonnateemadest räägivad moel või teisel täna kõik meie ettekandjad, kuid eelkõige põhjalikumalt oleme palunud sellest rääkima loomade ja looduse muutustega kohanemise võimalustest zooloog Mati Kaalul. Teine looduskeskkonnaga lahutamatult seotud pakilisuse faktor on rahvastik. ÜRO rahvastiku kasvuraporti alusel, ja see raport on kõige värskem, mis meie käsutuses on olemas, see on eelmisest aastast 2019, selle kohaselt elas 1950. aastal maailmas 2,6 miljardit inimest. Täna on meid 7,7 miljardit ning aastaks 2011 10,9 miljardit. Seega 80 aasta pärast vajavad planeedil Maa 10,9 miljardit inimest süüa, puhast õhku ja vett, kodu, kus elada, elektrit, transporti ja nii edasi. Kas me oleme suutelised sellise kasvuga edasi minema ning kas on olemas meil sellist kestlikku majandusmudelit, mis kannataks sellist kasvu välja?
ning me peame ju arvestama, et see kasv ei jaotu ju planeedil ühtlaselt. Aafrikas elas 1950. aastal kõigest 0,23 miljardit inimest. Sajandi lõpuks elab 4,4 miljardit. Aasias on täna 4,6 miljardit inimest ning läänemaailmas, kelleks me loeme siis Euroopa ja Põhja-Ameerika, elab täna 1,1 miljardit inimest. 80 aasta pärast elab läänemaailmas endiselt 1,1 miljardit inimest ja kui täna me oleme 15% maa elanikkonnast, siis 80 aasta pärast on see langenud 10%. Ning vaieldamatult tekitab see ju ka surve läänemaailmale. Ning tänasel konverentsil räägib Liisi Karindi Euroopa ja USA jäämisest tõusva Aasia varju. Milline on aga pilt sajandi vahetuseks, kui Aasia kõrvale on vähemalt inimeste arvu mõttes tõusnud ka Aafrika, kus kummaski elab siis ligikaudu 4,5 miljardit inimest. Kolmanda hüppelise muutuse tõukefaktorina räägime täna energiast. Kõik varem mainitud probleemid ja väljakutsed oleksid kergesti lahendatavad, kui meil oleks kasutada piiramatu, tasuta ja keskkonnamõjuta energia. Kuid meie väljakutsed algavad ja lõpevad energiaga. 1964. aastal töötas Moskva ülikooli astronoom, akadeemik Nikolai Kardashev välja energiast lähtuva kolmeastmelise tsivilisatsioonide arenguskaala. Kõige esimene tase sellel skaalal on planetaarne tsivilisatsioon, kes suudab rakendada kogu kohalikult tähelt planeedile langeva energia hulga, umbes 10 astmel 17 vatti. Inimkond planeedil Maa rakendab täna umbes 2 korda 10 astmel 13 vatti energiat. Seega Kardashevi skaalal oleme selle tulemusega 0,75 taseme tsivilisatsioon. Arvestades, et globaalse majandusareng on käinud käsikäes energia tarbimise kasvuga, on väga põhjendatud ju küsida, millised on need tehnoloogiad, mis aitavad meil kestlikult jõuda siis esimese tasemeni ja ka kaugemale. Peame olema valmis ju muutma sellisel juhul harjumusi ja arvamusi ning võtma kasutusele uusi tehnoloogiaid, olenemata sellest, et nende tehnoloogiate varasemad versioonid on meile ka näppu lõiganud. Kummastav on aga olukord, et tehnoloogiasõbralikul mereäärsel riigil on lihtne tormituul põhjustanud 21. sajandil päevadeks elektrita jäämise. Tuleviku tehnoloogiatest ja energeetikast kõneleb tänasel konverentsil Fermi Energia juhatuse esimees ja kaasasutaja Kalev Kallemets. Energia on aga tihedalt seotud tehnoloogiaga ning kui me räägime tehnoloogiast, siis sellised numbrid, kus kohas iga Google'i otsing näiteks võtab meilt 0,3 vatti tunnis energiat ja tekitab 0,02 grammi CO2, mida ei ole ju palju. Kui me hakkame aga rääkima krüptorahast või tehisintellektist, siis võib energiatarve kiiresti kasvada ka väiksema riigi energiamahuga võrdseks. Tehnoloogilisest revolutsioonist ja sellega seotud hirmudest ning lootustest kuuleme ju ilmselt iga päev. Kuid kas tehnoloogiline hüpe, näiteks tehisintellekti väljaarendamine, päästab meid teistest kriisidest? Ning kes on suutelised selliseid lahendusi leidma ja lõpuks ka ellu viima? Ning millises võidujooksus peavad meie lapsed või lapselapsed kaasa lööma selleks, et säilitada tänane elatustase, aga ka konkurentsivõime? Ajakirja New Scientist kolumnist Graham Luton on märkinud, et demokraatlik poliitika ei pruugi võimaldada nii tugevalt igapäevast elu mõjutavaid ümberkorraldusi nii lühikese aja jooksul läbi viia. Seetõttu võib Aasial, aga tulevikus ka Aafrikal olla eelisolukord läänemaailma ees, kuivõrd demokraatlik elukorraldus võib olla ju ajaliseks takistuseks nende vajalike muutuste elluviimisel. Revolutsioonist tehnoloogias
ja sellega seotud võimalustest Eestile kuuleme kohe varsti konverentsi avasõnas Euroopa Parlamendi liikmelt, endiselt Euroopa Komisjoni asepresidendilt Andrus Ansipilt. Samadel teemadel jätkame pärast kohvipausi, kui Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats viib meid väga huvitava tehisintellekti ja kvantarvutite maailma. Kuid jõuame tagasi siis ringiga majanduse juurde. Tänapäevase makroökonoomika rajaja, Briti majandusteoreetik John Keynes, tema majandusteoorial põhinev majandusmudel räägib nii majanduskasvust, tootmise kasvust kui ka tööpuudusest. Ning me oleme ju jõudnud olukorda, kus fossiilse energia varal kasvav majandus ei saa ju olla lõputu. Kui meil on olnud majanduskasv 0,5%, siis analüütikud on meid kritiseerinud. Samas oleme me imetlenud Hiina majanduskasvu, mis on viimastel aastatel olnud 6% ja enam. Kuid kas me oleme valmis kandma igapäevaselt näomaske ja elama ka suurlinnade sudus? Ilmselt ei kujuta ju meist keegi ette, et akna avamisega ei olegi meil võimalik lasta sisse värsket õhku. Hiina tudengid on Eestis vastanud küsimustele, miks nad valisid konkreetse ülikooli Eestis õppimiseks. Ning arvake vastust, see on puhas õhk. On olemas interaktiivne maailmakaart, mis kuvab puhta õhu olemasolu erinevates riikides ning Eesti on selle päris ülemises otsas. Keynesismi makroökonoomika fundamentaalne näitaja on olnud ka tööpuuduse protsent. Tänasel päeval peaksime aga rääkima ju tööjõupuudusest. Seda aga ei tohiks muidugi segamini ajada kriisikolletest põgenevate immigrantidega ega odava tööjõu importimisega. Kuid selge on see, et vananeva rahvastikuga riikides ei ole võimalik prognoosida majanduskasvu ilma välistööjõu kaasamiseta. Võib-olla peaksime tulevikus olema rahul pigem mõõduka majanduskasvuga või isegi tasaarenguga, et säilitada tänane elatustase või looduskeskkond. Või ehk on võimalik majandusteadlastel välja mõelda uus majandusmudel, milles SKP asemel mõõdame oma looduslikke ressursse, näiteks puhast vett, puhast õhku, mullaviljakust, olemasolevat metsa, aga ka taastuvenergia loomise võimekust või ökoloogilise jalajälje suurust. Nendel teemadel oleme kutsunud rääkima majanduseksperdi Robert Kitti. Me elame Eestis ja Eesti käekäik on loomulikult meile kõige südamelähedasem. Kuid kliimamuutus ei tunne riigipiire ja sama globaalne on infotehnoloogia. Ega me ilma asjata ei räägi pilve minekust nii ilmateates kui ka IT-strateegiates. Majandus- ja tarneahelad on aga juba pikemat aega üleilmsed. Me oleme tsivilisatsioonina muutumas globaalseks, meeldib see meile või mitte. Ning käesolev viirusepuhangu levik meenutab meile seda ju igapäevaselt. Aga Eesti käekäik on lahutamatult seotud tänasel konverentsil jutuks tulevate pakiliste ülemaailmsete muutustega, mille osas ma väidan, me oleme hüppelise arengu lävel. Me peame olema julged uute ning puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtus, aga ka suurprojektide realiseerimisel. Tegema riigina ja ettevõtluses põlvkondade üleseid otsuseid ning mõtlema üheskoos, milline on uus pikaajaliselt jätkusuutlik majandusmudel Eesti jaoks. Siinkohal viitaksin presidendi aastapäeva kõnest tsiteeritud Lennart Meri sõnadele, kes on öelnud, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga kaasas käib. Käib natukene kiiremini, kui jõuab maailm ning jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle ette seab. Ja lõpetuseks, vaevalt, et me oleme täna valmis andma vastuseid kõikidele väljakutsetele ja ka valmis lahendusi, kuid me peame olema targad, et näha nende küsimuste tõstatamise vajalikkust, et hoida elavana diskussiooni ja lõppkokkuvõttes aitaks see ju meid kaasa viia ka nende vajalike lahendusteni. Veel kord
suur tänu tulemast tänasele konverentsile, elavat diskussiooni ja põnevaid arutelusid. Aitäh teile!